Peeter, nende inimestega, kes on hästi vaimukad, tavaliselt käib kaasas selline arusaam, et nad on elus väga palju kurbust näinud. Kust sinu huumorisoon pärit on? Kas see on suurest rõõmust või suurest kurbusest? No, rõõmust ikka. Iga päeva üle, mis siin ilmas elada õnnestub, tuleb ju rõõmu tunda, nii et sellest see rõõm tulebki. Sina oled ennast juba väga mitmetele tuhandetele inimestele mällu kirjutanud erinevate saadetega, mis sa teinud oled. Need on väga tõsistest, väga humoorikateni. Kas sul endal on ka mõni lemmik, mida sa, ma ei tea, mõnikord tsiteerid või mis tuleb meelde? Jah, eks neid saated ole igasuguseid tehtud. Tõsiseid asju meeldib mulle endale rohkem teha, aga rahvale paistab, läheb nali ja naer paremini peale, nii et eks siis seda tuleb teha, mida publik nõuab. Et noh, kelle käest õppida on. Ma olen jälginud mõnda vene saatejuhti, kelle nimesid ma praegu ei hakkaks nimetama isegi mõningatel põhjustel, aga nende käest on olnud palju õppida ja enne mind on ju teinud telet väga andekad inimesed, kelle igast hingetõmbest on midagi õppida. Aga uue saatega sa ütlesid, et see on selline heatahtlik ja selline toredatest Eesti inimestest. Kus sa leiad neid toredaid Eesti inimesi ja kas sa kohtad neid, ma ei tea, bussipeatuses või otsid sa neid kuskil tikutulega taga? Häid inimesi tuleb ikka tikutulega otsida. Häid inimesi niisama ripakil ei ole. Meil on toimetus teinud väga tõsise töö. Aga et kui nüüd saade hakkab jooksma, siis ma loodan, et inimesed teavad mulle soovitada, keda külastada. Nii et ma olen iga vihje eest tänulik. See kõlab väga hästi. Kui palju sa usud esoteerikasse? Kas sa oled selline inimene, et vaatad kullipilguga ja kohe saad aru, mis inimesega tegemist on? Usud sa horoskoopides, käivad sulle ladene ennustamas näiteks? Ma olen ise nii kõva hiislar, et ei ole vaja mind õpetama tulla. See kõlab natuke hirmutavalt, aga igatahes sinu põnevaid võimeid ja kohtumisi me näeme juba sinu uues saates. Mis selle nimi oligi? Võsavinkel.